olen Üllar Meriste, olen Eesti Veelustiku Seltsist. Peatähelepanu ongi püügivahendid, nii harrastus- kui professionaalsete kalurite püügivahendid, mis on siis loodusesse sattunud. Aga lisaks püügivahenditele satub sinna loodusesse hulk kõike muud. Kuna on teada, et 80% meres leiduvast prügist on pärit jõgedest, siis Mereinstituut on siin viimasel 2-3 aastal teinud 2 huvitavat projekti, mis on siis puudutanud Pärnu jõge, siit pärinevat prügi, mis siis on merre leidnud oma tee. Eks selle üks suurim eesmärk on ju kaitsta loodust, et kui me räägime prügist üldse, siis ta ei ole ainult visuaalne, mida me näeme siin jõe ääres. Prügi laguneb väiksemateks osadeks ja satub veekeskkonda, kus kala siis peab teda toiduobjektiks. Kala neelab, niisugused tükikesed alla, me võime ju arvata, et see läheb lihtsalt, soolestikust läbi ja kogu lugu. Aga tegelikult nii see päris ei ole, et selles toorplastikule on nagu lisatud erinevaid plastifiksaatoreid, tuletõkkeaineid. Siis kui kala neid tükikesi alla neelab, siis sellel ajal, kui ta seda seedekulglat läbib, samal ajal eraldub kalasse, lihastesse neid mürgiseid aineid, mida see plastik sisaldab. Et mida suurem see kala on, mida kauem ta elanud on, seda rohkem on tema kehast neid läbi käinud ja seda kahjustatum võib olla siis tema lihaskude. Ja see filee, mida me sööme, satub siis, lõpuks meie endi toidulauale. Kui sa näed juba, et su sõber hooletult käitub sellega, isegi kui ta ei kavatse teda lihtsalt ära visata, et siis kohe öelda, et see pidi päris hästi toimuma, et sõber ütleb, et kuule, et ole hea, et pane selle tasku, et see läheb sul minema. Kui selle võrgu jätad 1 suvaks välja, siis ma võin teil kinnitada, et selle võib ta päris ära ei pudise esimese suvega. Aga teine suvi kindlasti... Need, mida me ka jõe ääres leidsime, ei olnud loomulikult enam terved, et need olidki tükkideks lagunenud ja väga palju neid raskusi leiati selle nöörijupiga. Kontoritool, jah. Niisuguseid kohti on, et ma ei usu, et keegi istubuse enam ja püüab. Esimese ploki lõpuks ma siis näitangi, mida mina olen jõest leidnud. Näete, niisugused torbikud on jää näiteks toonud. Teravam ots on vastu voolu. Silm vaatab, et oi, kui tore pesa, ujub siit sellest august sisse. Ja kuna see sissepääs on koonuseline, siis ta pärast enam väljapääsu ei leia. Aga siin on samamoodi, koonus on sissepääs, kala läheb siia sisse, hakkab siin taga tiirutama, ta ei oska seda auku selliselt enda jaoks enam leida. Ja selle ma olen leidnud sealt samast Tindisaarte juurest põhjast. Niisugune on siis see kellegi tehtud tindimõrd. Näete, see on nüüd niisugune tõeline vana mõrd, see on kõik puidust tehtud rõngad, ehk siis pajurõngad. Selle sama mõrra sees on veel kõik autentsed teokarbid, kivid, mis on sinna sisse jäänud ja uskumatu, aga see mõrd on täiesti terve. Helander on leidnud neid, ma ei tea, 10 tükki päris kindlasti. Rääkimata sellest, et jõe põhjast ma olen leidnud, et igasuguseid. Ja seda on muidugi väga palju psühholoogiliselt arutletud, et miks seda inimene üldse teeb ja sellel on väga erinevaid selgitusi. Hobide hulgas on ta 3. kohal. Esimesel kohal on jalgpall, siis on teisel kohal on golf ja 3. kohal on kalapüük. Sa oled osake loodusest ja sa pead selle loodusesse austusega suhtuma. Et tuleks hoolitseda ka veekogude eest, kalavarude eest, eeskirjadest kinni peaks pidama ja oma püügiimuga talitsema. Need on need kumilandid, siis millega üldiselt seda koha püütakse. Ja see kohapüük on üli vägev just siin jões. Kui see ikka see 2-kilone koha seda lanti ründab, sa selle vahel uneled, siis see lööb sul õnge käest ära, see on siuke adrekas, et see on nii äge. Ja ta on selles suhtes sportlik püük, et seda peab oskama püüda. Et hea ritv on hästi oluline sellel püügil. Rull on lihtsalt see, et kallid rullid on kergemad. Tänase ilmaga ma ei läheks siia kalale. Et nagu näete, siis merest on lükanud kõik selle merevee sisse, vesi on sogane, kala ise, ma arvan, ei toitu, ta ei näe seda lanti ka. Kui me käime meres augi püüdmas, on tormid, siis sa pead leidma selle koha, kus sa näed natuke läbi ja siis sealt sa saad kala. Spinning, see on küll kinnise rulliga tegelikult iseenesest väga mugav, aga kui ta ikka sassi läheb, siis on sellega ka selleks korraks jälle püük lõppenud. Paljud ei viitsi enam neid parandada, siis ta jääb siit mõnest kohast nõrgemaks, ostavad uue ridva. Ja nüüd tekib küsimus, kuhu panna see. Et kui see on nagu ütleme kalamehe
noh, nii-öelda jalajälg või jääde, et kus sa sellise katkise osa paned, kui sa seda ära ei taha parandada. Innovaatiline ja rohelise mõtteviisiga kalamehele sobilik, et see on kivi, mitte ei kasutata tinatükki. Ja kui jääb veepõhk ja mitte midagi ei ole, veepõhk saab kivi ainult see pisike metallike terase tükike, mis siin küljes on, millega see tamiil ühendatakse, see jääb siis nii-öelda roostetama põhja. Nii et kivisid kasutatakse, looduslikud raskused. See on siis soomlastel väga levinud püügivahend. Suur pluss on see, et kui kala on alamõõduline, siis lihtsalt võtad, näed siit selle luku lahti, näiteks konkreetselt sellel kadis, kui võtad selle kala siit välja, viskad ta kohe vette tagasi. Kuidas neid kalapüügivahendeid säilitada? Kuidas neid hoida? Normaalne, et kui sa tuled merelt, siis pesed mageda veega oma rulli ja konksud landid puhtaks, et nad ei hakkaks oluliselt roostetama. Tamiilirulle ei tohi hoida päikese käes, valguse käes, et parem oleks neid hoida kuskil nagu kalakastis ja säilitada sellisel moel. Kotikesse, mis on siis biolagune. See on umbes seesama bioplast, mida inimeste luidki õmmeldakse kokku, et ta laguneb bioloogiliselt inimese käes ära. Oleme kasutanud soolases vees lagunevaid konksusid. Et kui sa haikala saad kätte, ta jääb tavaliselt konks nii sügavale sisse, et see lõigatakse läbi tamiil või nöör, mis on hästi jäme, ja konks jäetakse kalale suhu ja see sulab siis kala suus natukese aja pärast ära.